tere, Imre. tere, Madis. Et kuidas sul läheb, et tänane intervjuu ei ole nagu näost näkku, et nagu oleme harjunud, siis kõik käib praegu läbi Skype'i. No vähemasti maski ei pea kandma Skype'is, et asi seegi. Selge pilt. Läheme kohe asja juurde, et mis ma ikka tahan küsida, ikka pokkerist tahaks küsida, et räägi, kuidas, mis aastal või kuidas ise üldse pokkeri juurde jõudsid? Oli see siis online pokker või oli ta siis ikkagi laivis? Ta oli ikka online, kuhu ma kõigepealt jõudsin. Ma arvan, et see oli aasta 2002. Et ma arvan, et nii-öelda selliseks professionaalseks mängijaks sain ma kuskil 2003. Et aasta siis läheb ainult aega, et jõuda profiks siis, jah? No vaata, sellel ajal, eks ole, tase oli nagu oli. Et muidugi ei saa asju kontekstist välja võtta, et kui kõik on oinad, siis on, eks ole, ikka siuke suhteliselt tasane pusimine. Aga et siis olid nagu need nii-öelda mõned raamatud ja mõned siis Klanski raamatud, mida tasus nii-öelda sirvida ja läbi töödata. Et põhimõtteliselt ma arvan, et sellel ajal võitmiseks piisas, kui sa olid lihtsalt natukene taidim kui keskmine mängija. Võt ma korra segan vahele, et meid huvitaks just see küsimus, et kuidas sa sinna jõudsid, kus sa seda kuulsid ja kes sulle rääkis sellest, et kuidas sa üldse said aru, et nüüd tuleb hakata pokkerit internetis mängima? Tead, eks ma selliseid igasuguseid rahamänge ja gamblemisaastaid asju olen ikka terve elu armastanud. Sama. Et minu jaoks nii-öelda suur õnn oli, et ma lõpuks leidsin siukse mängu, mida nagu biitida ka, et siis sain kõik nii-öelda selle tagasi, mis kunagi oli sisse topitud. Et eks ta oli siukene nii-öelda üks uus huvitav mäng jälle ja lihtsalt sattusin olema, ma arvan, õigel ajal õiges kohas enda jaoks. Et nii-öelda poole kohaga Kojamäena, eks mul aeg oli ka omajagu, et sain sellega tegeleda. Aga Kojamäes olid sa Eestis või sa olid välismaal Kojamäes? Kojamäes olin ma Soomes. Et jah. Et seal siis läks mänguks. Selged pildid. Aga räägi sellest, et on räägitud mingid legendaarsed lugusid, et tolle ajal olid, et kõik tahtsid mängijad saada mingisugused ulme boonused asjad, et mida anti uutele mängijatele, et kuidas nende siis lahti mängimine käis või kuidas oli midagi? No eks ta oli jah, selles suhtes kindlasti kuldajast, et nagu ma ütlesin, ma arvan, et isegi mänguliseks võitmiseks piisas täiesti sellest, kui sa olid nagu natukene taidim ja olid tõesti natukenegi lugenud seda teooriat. Ja lisaks sind veel kullati üle siis igasuguste täiesti mõistetamatute boonustega. Ma ei tea täpselt, kus see raha tuli, aga tõepoolest, et kui tänapäeval aetakse taga rakeback, et kas saaks mõne protsendi siit sealt juurde, siis ma arvan, kui sellel ajal viitsis natukenegi otsida, siis ma ei tea, said mängida tõenäoliselt mingi 200% rakebackiga või midagi siukest. Okay. Et boonuseid oli täiesti pööraseid. Aga ütleme nüüd, et alustasid professionaalset karjääri siis juba 2003. aastal, aga kunas toimus selline esimene live-turniir siis, et ütleme päris professionaalne, et kas Eestis või kuskil Eestist väljas? Ta oli Eestis, ma mäletan, et närv oli väga suur sees, et ühe sõbraga koos läksime ja ennem veel kütsime, oli vist küll sukene suht jahe ilm juba, aga panime mingisugused 3 sakku tumedat või midagi siukest pargi mingil hinge all, et oleks et hunt oleks rinnus. Siis nagu läksime sinna mängima ja kes seal olid küll Patši, ma mäletan kindlasti ja Aaresepp. Aga mis kasiinos see oli siis? Pargis ikka, jah? No see oli seal Astorias. Astorias, okei. Et eks ta oli seal kuskil 2003 alguses, ma arvan ka. Et siis, kui ma Eestisse tagasi kolisin, et eks ma üsna kiiresti käisin seal ära. Ja mäletan, et turniir läks küll vett vedama, aga ma sain kuidagi hamba nii värele, mulle tundus kõik mängis nii halvasti. Tulin siis koju, otsisin kapist kohe rahapataka välja ja siis läksin õhtul nendega kätt proovima ja siis sain seal ka natuke tappa. Cashi siis nagu, jah? Cashi, jah. Okei. Aga väga vinge selles suhtes, et me just rääkisime Andres Purgetiga ka just Astoriast, et kuidas seal hakati seda korraldama, et kus need lauad ja džipid siis nagu muretseti ja toodi, et tore on nagu siis, et sinuga rääkida, et sina läksid siis sinna mängima, mis Andres oli see valmis sättinud siis. Kas nägid siis Andrest ka siis tol ajal seal, kas tundsid teda või?
ei, teda ma siis ei tundnud, aga eks me saime üsna kiiresti sõpradeks, et temast oli raske mööda vaadata siis, et ta ikkagi oli elegantselt käis seal, oli alati kohal ja valmis sind aitama, kui vähegi küsimusi oli. Ja. Et ma arvan, et see tema Astoria olek oli ikka väga selline tipp, mis on olnud Eesti turniiri vedamisel. Tahtmata nüüd teistele muidugi halvasti öelda, aga Mart Andresele see sobis lihtsalt niivõrd hästi. Silm säras. Silm säras ja ta tõesti oli selline elegantne ja galantne ja samas suutis ka olla sõbralik ja soe, et sellist ühindada on võib-olla natuke keeruline, aga tema sai sellega hakkama hästi. Aga mult on palutud küsida sinu käest, et sul pidi olema mingi legendaarne vihik, kuhu sa kirjutad sisse, ma ei saanudki aru täpselt, et räägi, mis vihikust siis jutt käib, et kuhu sa kirjutad sisse, et kas turniiride või nende mingisuguseid logiraamate, vastab seda? Ega sa mind Matiga nüüd segamini aja? Ei aja, Mati kirjutab oma käsi, sul pidi olema mingisugune vihik, et nii legendaarsed vihikud kindlasti ole, aga jaa, eks ikka omal ajal sai muidugi neid kui veel, ma ei mäleta, kas poker trackerid ja muud asjad selleks ajaks olemas olid, et ma ikka panin ilusti kirja kõik, et mis turniiril osalesin, mis koha sain, palju tuli raha või palju läks raha. Et nad tegelikult need vihikud on seal selja taga täitsa olemas, et seisavad seal reas. Teinekord on hea kirvida. Kas oleks võimalik ühte näha sealt äkki see? Põhimõtteliselt ikka on. Jah, oleks väga vingel. Kas seal on kuupäevad ka sees või? Ikka on jah, no näed, võtan siit kuskilt lahti, selline tabelipidamine oli, ma ei tea, kas seda tunnistab sul. Siuksed on täis kõik lähedad. Ja statistika tegid siis iga nädal või iga kuu lõpus või? Pigem kuu lõpus. Et oli jah selline, nädal ma mõistes ei ole mõtet teha, eks ole, et aga jah, siin on täitsa ikka kuunumbrid olemas. No väga mingi siis vastas... Ilusad numbrid on, ma neid teil ikkagi ei näita, aga väga ilusad on. No, mis seal suurem võit on midagi, mis silma jääb, seal mingi aasta arv seal lehekülje peal? Ei, ma vaatan, 2005 oli, ma võin kõige parema kuu öelda ära, see oli oktoober, kus võitsin 9678. Krooni siis, jah? Kõige kehvem kuu oli november, kus võitsin 1143. Et kõik kuud olid nagu ikka kenasti plussis ja... No 2005, et 2005 9000 krooni oli päris vinge raha vist? Ei, need olid dollarites ikka. Dollarites, no veel hullem seda. Siis ikka oli jah, läksid asjad väga kenasti. No siis on tore. Nii, millest veel, et vihikut saime kätte nüüd, et räägiks Las Vegasest, et kuna sa esimest korda mängisid seal ja sa tegelikult ju räägi sellest, see on ju väga... Las Vegases ma mängisin esimest korda 2005 ja see ei olnud isegi mitte VSP, vaid see oli novembrikuus Tournament of Champions, kuhu ma siis sain täiesti ootamatult enda jaoks, et ma käisin maikuus mängimas New Orleansis seda VSP circuiti, kus ma siis sain oma senise kõige suurema live cash'i, mis ma üldse olen saanud. Aga seda ma ei teadnud, et seal oli ka viimasele 2 laual lisauhinnaks pandud siis pilet sellele Tournament of Champions free rollile. Mis toimus laivis siis, on ju? Mis toimus laivis, jah, et kus oli täitsa tummine auhinnafond, kas ta oli 2 või 3 miljonit ja ikka väga uhke seltskond selleks ajaks. Et Doyle Bransonid ja Matusovid ja Helmutid ja kõik olid nii-öelda platsis. Ja ma pääsen seal päris kaugele, kui ma ei eksi, siis ma arvasin 15. koha ja 9 sai rahadesse, et natuke jäi kripeldama, aga kogemus oli muidugi uhke. Kogemus on uhke muidugi, absoluutselt. Aga... pärast seda siis käisime kas 10 või 11 aastat järjest ikkagi VSP-l ka. Ja et Vegasel kindlasti on minu üks väga soe koht südames ja kui kuskil nagu nii-öelda pokkeri mängimist elamusena nii-öelda võtta, siis ma arvan, et Vegases meeldib mulle kindlasti kõige rohkem mängida.
mulle meeldib nagu see, et seal hakkab juba 12 päeval hakkavad turniirid pihta, et sa nii-öelda ärkad üles, sööd kõhu täis hommikusöögilauas, natuke ringutad ja siis lähed nii-öelda kabetama. Et olen isegi väisanud äkki, ma mäletan nüüd aastat, siin mõned aastad, äkki 3 aastat tagasi, et me olime Las Vegases, et VSOP oli tollal käimas, et käisimegi seal sees, vaatasime, et tõesti väga uhked, suured saalid, et ja mis jäi meelde, et noh, rahvast oli väga palju, aga ma tahtsin küsida seda, et mul üks tuttav, kes on mänginud, Raigo ütles niimoodi, et tema jaoks oli see Las Vegases mängimine oli, et esimene selline kogemus oli see, et kui ta vaatas kaarte, siis nagu ehmatusega tundus, et need numbrid nii väiksed seal kaartide peal, et kas sul oli ka midagi taolist? See on tõsi, nad ühel aastal vahetasid kaardid ära, ma ei tea, ilmselt see oli sama aasta, kui Raigo käis. Ja ma mäletan küll, et need oli kuidagi erakordselt ebamugav vaadata ja noh, vanurid, kes seal koos olid, nende jaoks oli praktiliselt täiesti võimatu, et nad pidid ikka tõstma nad otsest alla. Ja minu meelest nad selle VSOP jooksul ikkagi tegid selle vahetuse tagasi. Et see oli jah mingisugune erakordselt ebaõnnestunud kaardivahetus seal. Väga uhke. Aga räägime praegusest pokkerist, et mängid sa palju, mängid sa internetis ja... No sisuliselt ma ikkagi ei mängi, võiks öelda. Ma mängin ikka nii täitsa meelelahutuslikult, et nüüd olen OPM-i olen mänginud ja Team Poker Challenge'it mängisin. Olime Team Gold, kus olid siis Siboldid ja Kaider ja Mairold ja meie. Kuidas see... Aga igapäevaselt ei ole üldse. Võib-olla selline lõpuküsimus, et proovin ka kõigilt küsida, et küsimuse, et noh, pärast 10 aasta pärast vaadata, et kuidas meil see on läinud, et küsiks su käest, et mis sa arvad, kus on 10 aasta pärast Eesti turniiripokker millisel kujul? No võtta, eks see ole natukene laiem küsimus selles suhtes, et kus on üldse pokker, eks ole, 10 aasta pärast, et sellest oleneb ka, et kus Eesti pokker on, aga no kus ta ikka on, ma arvan, et need, kes on praegu noored, need on natuke vanemad, tulevad peale uued noored, kõik käib oma loomulikku rada. Et ei kaoda kuhugi. Marku ilmselt teeb jätkuvalt oma 30-tunniseid sessioone. Kuigi tuleb tunnistada, et väga palju näinud Markut oma tüdruksõbraga miilustamas ja et kõigilt nende piltidelt paistab väga palju armastust kohe õhkub nagu läbi ekraanis sinuni, et ma arvan, et ta on leidnud sellise hea balansi nüüd elus, et võib-olla enam nii hullult maratonsessioone ei tee, aga tema, ma arvan, jah, on jätkuvalt pildis, sest et tema armastus pokkeri vastu tundub, et on väga suur. Väga lahe. Aitäh sulle, Imre, toreda intervjuu eest ja soovin sulle edu ja loodame, et kohtume kuskil õige pea, siis kas äkki sellel või järgmisel aastal kuskil pokker live lauas. Kuule, aitäh helistamast ja kindlasti kohtume.